No nii, aga hakkame pihta ära nüüd imetle seda tildot või vibra või ma ei tea, mis tunded sul on, aga... Lase mul elada. Let me live. Kuule, ma pidin just särgi ära vahetama. Tead, at this point, see on... At this point, tõesti. Keegi ei mäleta, mis eelmine nädal selles Ärge vaadake eelmist episoodi mitte kunagi enam. Igatahes uus episood ja ma ei tea, kas me räägime ruttu sponsoritest ära ja siis... Räägime ruttu sponsorid ära ja siis saame muid juttu rääkida. Coolbet loomulikult on meie leivaisa, kelle Kristina Põlvili tagasi anus meil. Aga see kõlab nagu ma oleks mingi psühhopaat, aga low-key. Aga low-key. No mitte high-key low-key ikkagi niimoodi nagu see läks. Aga siin need on ja tere tulemast Coolbetile uuesti. Siis meil on loomulikult Candy Pop, mis on minu lemmik asi maailmas. Sest räägi nüüd rahvale ka, et mida sa sõid 200 tükki ära ühe kuuga jooksul? No siin ei ole praegu neid, ma ei saa näidata, aga basically te teate siuksed, vanasti olid siuksed Donaldi pildiga nätsud, natuke siuksed kõvad nätsud ja siis... See maitse läheb vist? Maitse läheb varsti ära, aga maitse on jube ja seal sees on nagu siuke pisike koomiks. Ja ükskord ma olin lastega Candy Popis ja ma vaatasin, holy shit, et seal müüdi nagu ühe kaupa neid 5 senti oli üks, aga terve karp oli ka 5 eurot, sest et seal on 100 tükki sees. Ja ma olin mingi, I'll take it. Ma sõin selle ühe karbi ära kiiresti. Ja siis ma läksin, ostsin uue karbi, kui ma lendega käisin viimane kord ja ma eile sõin viimase nätsuga sealt ära. Nii, ja ma neelan need kõik alla, nii et ma olen lähima paari kuu jooksul neelanud alla 200 nätsu. 201 ma just enne neelasin ühe sellega. Täiesti pekkis, no ma ei saa... Aga ma neelan alati nätsu alla. Ja I'm alive. Mina ei usu, et see müüt on. No aga ma olen elus ju, kui see ei oleks müüt. Jaa, aga siis see järsku ongi, sul mingi kõht plahvatab üks päev. No aga siis see kinnitaks minu fakti, et ma suren varsti meditsiinilistele põhjustele. Nii, aga sa aitad praegu väga hoogsalt kaasa sellel. It's a win-win at this point. No kui sa nii ütled, aga kui te tahate ka nätsu, kui te isegi ei taha alla neelata, siis Candy Popis sooduskood salajutud ja seal on igast head asju, näiteks vaadake. Nad saatsid meile ka vaata, no siin on see sõbrapäeva nagu nii-öelda asi tulemas, mul on mikrist teemal. See sõbrapäeva mystery boxid ja selle mystery boxiga tegelikult tuleb veel kaart kaasa ja see näeb natuke teistsugune välja, aga seal ma räägingi, et selline asi megakammis, ma armastan komme. Sa arvad, et ma ei lähe seda autosse devourima või? Nii, et ma ei näit nagu... Kas sul on väiksem või? Oota, mis asja? Ei ole. Sama suured. Sa olid kaugemal lihtsalt. Okay. Et siin panid meile ja neil on hästi palju erinevaid huvitavad jooke ka. Vitapop ja low calorie, väga hea functional soda. Kuule, näed, high fiber, low carb. See on vist siit sõbrapäeva omast, sest ma ei tea, need peelersid on jumala head ja siin on gummy hearts. Mäletad, nende peelersitega oli see, et me olime Austraalias ja ma ütlesin, et saab Eestis ka. Ja ma ei mingi, et kui sa mulle valetad, siis ma olin mingi, mis siis saab, aga need on väga head kommid. Et ühesõnaga Candy Popist saab kõige paremad majustused, eriti sõbrapäevaks, aga muidu ka. Sooduskood salajutud siis. I love it. Ma lähen ostan endale meie koodiga 20 kasti nätsu. Ja siis nad vaatavad, issad, kui hästi see kood toimib, et nii palju ostetakse, siis tegelikult Mallu nätsu ostmus, jätkad mega koostööd vaata, tegelikult Mallu panebki oma raha sinna tagasi. Ma panengi kõik, mis siit podcastist tuleb, läheb mulle otse Candy Popi Donaldi nätsu. Ei, ma arvan, et ma ütlen, et paneks sulle bänni, sest et sa neelad neid nätse alla, see ei ole okei. Ma pärast googledan ja ma näitan sulle, et see on müüt. Tegelikult sa kakad nätsu välja, see ei jää sulle kuhugi. Okei, no ma loodan jah. Siis meil on Ulakas kaunitar ja Ulakas saatis meile sellised uhked, no see on Panti vibraator, eks nagu... Saad trussi panna. Sinul on siis see Couples remote control, aga ma mõtlen, ma ei saanudki enne, kui me salvesta maksime, ma ei saanud aru, mis selle erinevus on, sest et mõlemal on nagu... Mõlemal on... Kas sa mõtled seda? Täpselt samad asjad on sees. Ma ei tea, ta vist ei ole, vaata, sul näitab, et on magnetiga, et käib nagu trussi külge, vaata, siin ei ole, aga ma saan aru, et see lükkad ta ikkagi sisse ja no ma ei tea. Sa oled dinneril ja siis mees mängib puldiga. Märten ükskord ütles, et ta jubedalt tahaks seda, ma olin mingi tõmba normiks, ma ei lähe elu sees kuskil restorani
ta tahab ju ta tahab vürtsitada teie suhet, miks see siis on kokkblokker, pane endale see trüss ja mine Martiniga restorani. Aga nüüd vaata, keegi ei tea, kus restoranis ta lollusi teete nüüd. Me lähme 180-sse varsti. Aate, mitte sõbrapäevaks või? Mitte sõbrapäevaks, sest et sõbrapäeval me oleme ju Tais. Jah. Aga jah, me lähme, sest et ma mingi hetk ütlesin Märtenile, et ma tahaks minna sinna ja siis ta lihtsalt... Kas sa oled käinud seal kunagi? Ma olen kahjuks käinud seal kunagi. Mitte just parima seltskonnaga, aga... Mina ei olegi kordagi jõudnud sinna, pole... Mul ei liigu sellised rahadel, 500 000 käivad ja värk, et ma pean veel tööd tegema. No usu mind, võtab ainult üks pin 2 küsimusi ja käi mul ka ei liigu. Pealegist õnneks ma loodan, et Märten ikka keristab välja. Võiks. Eriti kui ma veel selle endale sisse istun. Aga igatahes hea, et kellel ka siis vaja mingit... See on hea ilus sõbrapäeva kingitusekene. Ja mõtled, ongi, et sõbrapäeva hommikul teete kingi vahetuse ja siis õhtul lähete restosse. Tegelikult nagu ma räägin, et ma ütlen, et nagu ma olen nagu harjunud selle mingi single life'iga, see on chill, aga vahepeal on nagu see, et ongi mingid sõbrapäevad. Tahaks ka vibraatoriga restosse. Ei, nagu need kommertspühad, et tahaks ka, et mul on kellegiga nagu plaanid ja värk ja siis... No kui sa tahad, sa võid ju selle püksi panna, ma võin sind viia. Võiksid või? No jah, aga mitte sõbrapäeval, sest ma olen Tais siis. Jaa, no mingi muu päev. Aga siis, kui sa tuled Tais... Mu sünnipäevaks. No see on märtsis alles. See on kohe. No tegelikult küll, jah. Aga ühesõnaga, plaan on olemas, läheme restorani, siis ta Malju viib mind sinna kuidas staapi purksi sööma. Kuule, tegelikult nüüd ma eksisin. See, mis sinu käes on see, mida saab puldiga juhtida restoranis. See teine on, et sa paned ta sisse endale ja siis samal ajal tuleb ka mees sisse, ma nüüd loen siit, et sa saad nagu korraga, saad aru. What? Vibraatorit kannab naine nii, et peenem osa läheb naise sisse, jämedam jääb kliitori peale. Nii. Ja see pakub nii G-punkti kui kliitorist simulatsiooni samal ajal. Mees mahub ilusasti ka naise sisse ning saab vibratsioonist osa. Nii et ise vaadake, kas te tahate restorani minna või kodus kõik augud täis toppida. Kõik variandid on valla. Sa pead selle võtma. Ja sina pead kõik augud täis toppima. Nojah. Nii kurvalt. Aga mul ei ole kellegi seda auku toppida. No küll see leiab. Kell leiab, ühesõnaga. Selle jaoks ikka leiab. Jah. Lähme nüüd riiete jutu peale ülesid, mõnusast nussi jutu. Et Temuur, et minu riided on seal ja kusjuures, mis nad ütlesid mulle, mis on nii äge, et kuna mul on, see ennem oli üks teine, ma isegi mäletan, mis selle nimi ennem oli üks teine. Kas te olnud Pandora laega? Ja ennem oli Pandora, aga siis müüdi maha ja nüüd on Temuur. Okay. Ja siis, aga mul on Pandora ajast on seal juba asjad ja et ikka inimesed nagu teavad küsida ja lähevadki nagu special nagu minu asju vaata, mis on nagu äge. No, sa oled ikkagi celebrity, famous in Estonia. Ei, no lihtsalt mul on suurtest riided, et inimestel pigem nagu see huvitab. Keegi on ka, mulle läheb Kristjan riided idekalt selgest, ta käibki kogu aeg mingi vaatamas. Aga siis ongi ju hea, kui sa oled kellegi sama suurus, siis ta teab alati silma peale hoida. Mu Instagramile toon, mis mul seljas on, et küll ta varsti nagu nii Temuuri viib, aga mul on nii, tegelikult ma peakski ühe uue ringiga tegema, sest mul tapab autust, tulevad nagu riideid juurde, siis ma üritan alati, et kui mul nüüd riideid juurde tuleb, et siis ma vanad viin eest ära. Mina vaata kogu aeg annan MTÜ-le sinna garderoobile. Sa oled hea inimene, mina tahan raha kõigega. Ma ütlen ausalt, ei, ma arvad, et ma ütleks rahast ära, ei ütleks, aga ma olen lihtsalt laisk. Ma olen laisk rohkem kui hea inimene. Kuigi sa ütled, et see on lihtne, vaata, et sa viid lihtsalt sinna, sa ei pea midagi tegema, on ju. Aga... Nüüd äkki järgmine kord viid siis. Kui sa nagu nii Prismasse lähed. Kui ma nagu nii Prismasse lähen. Jah, kaks trippi. Ma pean vaatama, kui ma isegi mingi väikse kotikese kokku saan, siis võib janda. Ma ei pea ju kordide viisi. Sa ei peagi mingi 5 kottigi, natukene midagi, et see on päris lahe. Nipet-näpet. Nii et Temuur ja siis saate kasutada seal sooduskoodi ja... Et müüa või? Ei, et kui te tahate nagu lähed shoppama, siis saab shoppata. Aga kui ma tahan müüa, siis saab ka soodukat või? Ma ei tea, mul on tegemata töö. ma tead, ma olen järgmiseks episoodis natuke paremini. Ma olin pudelis nädalavahetusel, ma olen ka lihtsalt inimene. Just a girl. Ma niigi mul teenite ulakate asjadega oli nii, et ma ise olin kuskil peol ja ma saatsin oma sõbra järgi. Klitsi vibraator. Jaa, siis ta oli mingi, siis ta läksin ulaks sisse, siis ta oli täiega confused ja mingi, kellele ma siin ütlema pean, aga siis ta sai ilusti kätte ja ühesõnaga, et ma olin pudelis, aga enam-vähem sain töö tehtud ka, aga mitte kõik asjad. Aga igal pool kehtib sooduskood salajutud ja Temuuris
vist oli see, et viimases episoodis me loosime välja siis või anname ära siis selle, et keegi saaks müüa seal ka asju. Okei. Et see on cool. Ja siis meil on Milady. Jaa, ma armastan lilli, ma armastan lilli saada, ma armastan lilli kinkida ja mulle meeldib alati, kui kodus on lilled. Ja nad saatsid vaata mulle ka hiljaaegu ühe suure kimbu ja saad see püsis nii kaua, et tegelikult vaata, kui sa lilli saad ja sa tahad, et need kaua püsivad, tegelikult sa pead ikkagi need sealt vahepeal baasist välja võtma, lõikama need mingi otsad, värgid, särgid ära. Ma ütlen ausalt, mul tol hetkel mul ei olnud viitsimist sellega tegeleda ja need püsisid ikka mega kaua, nii et. Ja nad tahtsid, et me annaks teada ka, et ühesõnaga nende kauplused on olemas põhimõtteliselt igal pool. Tartus on põhimõtteliselt kaubamajas, kvartalis, Lõunakeskuses, Tallinnas on Balti jaamaturul, Rakveres on Põhjakeskuses, pluss nad pakuvad kulleri teenust üle Eesti. Ja siis ma olen tellinud sealt ka, jah. Jah, et ongi, et see sooduskoodis on hea kasutada ka nii-öelda lille üllatusteks üle Eesti. Ta mis mitu protsenti? 16. 16 on tegelikult väga hea protsent juba nii. Ja lisaks pakuvad ka kunstlille seadeid rendiks, nad kaunustasid sinu pulmaga. Näed, palju õnne siis mulle. Väga ilus pulm oli. Väga ilus pulm oli ja sinu pulmas tõesti lilled olid väga-väga kenad seal. Olid küll, jah. Nii et jah, kõik lilledega seonduv siis Miladist. Ja siis meil on muidugi minu juuksesaladus, minu juustesaladus, ma ütlen väga valesti. Ja mis mulle meeldib jälle, kui meile tuuakse, ma sain jälle mingi laheda koti, vaata, nüüd kui me reisile minema. Sa tõesti armastad lahedaid meigikotte. Ma armastan lahedaid meigikotte. Tahaks teada, palju sul neid juba kodus on? Väga palju. On, sest et sa iga kord, kui Kristina kuskilt mingi koti saab, siis ta mingi, oh my god, saad sõrma nii hea kott. Ei, I love the kott. Aga... narkomaan. Ei, ma mõtlen, I love... Ei nagu, ma ei tea, mis teie esmaspäeval teete. Mina teen podcasti, kui teie taastute triibust. Mina taastun kotist. Aga mulle meeldi, et mis ma sain seal pulmas ka, mis teil mu kord andis. See patsikumm. Ja need patsikummid on mega head. Siidist. Ja. Tead, ma praegu just eelmine episood ma ütlesin, et ma tunnen seda rosmariini lõhna, aga rosmariin pidi olema ju kõige tavalisem, nagu looduslik asi juuste kasvatamiseks. Ma olen isegi nägin just TikTokis, mõtlesin, et kurat peaks proovima. Keegi näitas, et ta võttis täiesti tavalise šampooni või mis iganes ta kasutas, ostis poest, rosmariini need oksad, pani 2 tükki oma lihtsalt tavalise šampooni sisse ja ütles, et tal 2 kuuga juuksed hakkasid niimoodi vohama. Sest et see rosmariinis, ma ei tea, on siis järelikult mingi, ma ei tea, mis asi. Nii et ma kohe hea meelega prooviks. Jah, nii et mina ühesõnaga minu pealt siis näete, kuidas see hakkab toimima. Kuigi tegelikult mu juuksed on väga pikad juba, mul lihtsalt ei ole need väga paksud. Järge vaadake mu soengut, see on... Ma just vaatsin, sul on nii siuke mõnus messipann. Messipann on jah, sest et my life is messy ja siis ma mõtlesin, et see nagu esindab mu seda vibe'i. Mess, bless this mess. Olete üks komme, siis hakkame kirjuga. See on näts, kallis. Sa tahad seda? Jah, peelersit. Peel away. Nii, aga ma hakkan siis kirju lugema, sa hakka kommi sööma. No ikkagi liigume klassikaradadel ja alustame kirjaga Ühika pasalebra. Hei, Mallu ja Kristina. Alustuseks tahan öelda, et armastan teie podcasti ja saan selle saatel kõik tööpäevad kiirelt mööda saata. Ärge podcasti kunagi lõpetage. Mulle meeldib see seinast seina, et osad on mingi kuredi mõttetud, räägite oma haigusest ja siis teised on mingi ärge lõpetage oma podcasti. Ei ongi... Keegi oligi, mul oli siin kommentaarides ka üks sõda, aga ma võin pärast rääkida loe kirja lõpuni. Okei, ma loen kirja lõpuni. Mõtlesin, et kuna kakajutud teile väga meeldivad, saadan ka enda lahedast seigast kirjakese teele. No tõesti väga meeldivad. Aitäh. Elasin aastaid Ühikas ja puutusin kokku igasuguste toakaaslastega, aga üks juhtunud seikadest on mul siiani väga eredalt meeles. Uue õppeaasta algus koolis tõi endaga kaasa ka uue Ühika boksi ning uued boksikaaslased, kellega järgmised 9 kuud pidime koos hakkama saama. Ühes boksis elas kokku 6 tüdrukut, 3 ühes ja 3 teises toas. Mina jagasin tuba koos oma kursusekaaslasega ning ühe võõra tüdrukuga. Kutsume teda Pipiks. Pipi oli väga väike ning vaikne tüdruk. Mina ja mu kursusekaaslane temaga eriti ei suhelnud, sest ta ise eriti ei rääkinud ja hängis rohkem kõrvaltoa tüdrukutega. Üsna ruttu hakkasid meil kõrvaltoaga tekkima probleemid. Kõrvaltuba lõugas pidevalt, lasi töörahu ajal valjult muusikat ja nad ei koristanud enda järel.
Tülitsesime nendega pikalt ja lõpuks kolis Pipi meie toast kõrval toa tüdrukute juurde. Ma siis eeldan, et see on nagu 2 tuba ja keskel oli siis mingi ühine WC ja vannituba või köök või... Ja tavaliselt on niimoodi, et lähed nagu sisse, see on see köögiala ja see nagu ja siis lähed veel 2 järel tuba. Et kui nad ei koristanud, mis see nende asi on, kui nad eraldi toas on, aga ju siis on jah mingi ühine ala seal. Nii. Pipi kolis siis kõrval toa tüdrukute juurde. Ühel õhtul läks meil lärmi pärast väga suureks tüliks, kuid mingi hetk see vaibus ja vajusime magama. Hommikul kui üles tõusin ja oma sammud WC poole seadsin, kõditas minu ninasõõrmeid konkreetne pasalebra. Ma ei saanud aru, kust see hais tuleb, aga kui WC-s tule põlema panin, siis nägin, et poti kõrvale seinale olid poti harjaga tõmmatud ilusad pasajooned, mis mööda seina alla põrandale nirisesid. Lihtsalt imeline. Mõelge nüüd ise, lähete ühikas kõrvaltoaga tülli iseenda tekitatud jama pärast ja mõtlete, et ideaalne kättemaks oleks oma pasaga WC-sse seinale triibut tõmmata. Ajasin siis kõrvaltoa tüdrukud üles, kellele seda imelist kunstiteost näidata ja ka üpris kiiresti saime aru, et teo taga oli Pipi. Hakkasin talle seletama, et oma eilse õhtusöögi jäänused peab ta ikka ise oma seinalt ära koristama ja selle peale ta vihastas ning hakkas rusikatega vastu meie toaust taguma. Okei, crazy! Meil polnud sellest midagi, kui ainult seda, et saime väga palju naerda, sest kes üldse nii geniaalse mõtte peale tuleks. Lõpuks pidi Pipi oma pasa ikka ära koristama, kuid vetsus oli see lebra peale seda veel pikalt üleval. Järgmise hommikul oli nagu boonusena kõigiga WC põranda täis kusnud, aga selle kuriteo toimepani, et me ei suutnudki kindlaks teha. Lisan siia alla ka pildid sellest kunstiteosest ja screenshoti meie grupi chatist. Ma kahjuks avasin need pildid ja see on... Nasty. See on nasty ja see on nagu väga... Shit's nasty. Tõesti, ma ei saa aru, ta ütleb, et nad on ühikesed, vanad nad võisid siis olla. Sõldub, mis ühikas nad Ma olid. ei tea, aga nagu, noored. Ma tean, et vaata, mõned on tulevad Tallinnasse kuskile gümnaasiumisse, on ka ühikas, vaata. Ja siis on juba mingi 16-17 on ju. No ühesõnaga, aga samas, kui see on ülikooli seltskond, siis nagu äkki ei... No isegi 16-aastasena ma ei kujuta ette, et ma nagu läheks... Seda enam, et ma saaks veel aru, et see ei puuduta enam mind kunagi, et ma lähen situn kellegi teise vetsu täis karistuseks, on ju. Aga see on mu enda vets ka, ma pean ise ka seal käima nagu... Täiesti, no vaata, kõik ei mõtle, vaata, ma on öeldud, et loogiline mõtlemine ei ole tegelikult päris loogiline alati. Aga vähemalt mina sain siit nüüd väikse idee kaasa ja kui me kunagi peaksime tülli minema, siis ma situn omaenda peldiku täis ja kutsun su külla. Ja siis pae mu sinna kinni ja siis saaks on karistus. Ei, ma ei pääse kinni, lihtsalt mingi hetk sa tahad ju vetsu minna. Aga ma pean kõik vetsud siis täis situma. Ma mõtlesin ka, et see on neid WC-si mitu, vaata. Küll. Sa tead ju, mul on kogu aeg no problem. Ei, nüüd inimese loom on ikka kirju, no. Inimese loom. Kas Kristina on mu sugulane? Oi. Hey girls, hey. I'll try to keep it short and sweet. Olen pikemat aega juba mõelnud, et võiksin teile kirjutada, kuid kunagi polnud ühte kindlat lugu mu elust, mis tunduks teile podcasti huvitav. Kuid siis üks päev muutus see kõik. Nimelt istusime emaga diivanil ja olin talle just näidanud ühe episoodi täis kusenud Soome vanamuti lugu, mis pööras ka mu ema teie podcasti usku. Itsitas ja loo edenedes läks aina naljakamaks. Siis oli ka otsustatud, et teie Alexela show'le on kindel minek. See oli oktoobris. Ja siis tropib mu ema casuali lause. Kas sa tead, et Kristina on ju meie sugulane ka? Järsku kõik make sense. All my life made sense at this point. Mu ema tropib casuali sellise pommi. Kristina on podcastis rääkinud oma sugulasest Agnesest ja Kekast, mis lõi mul pirnid põlema ja panes kokku, et juttu on ka minu sugulastest. Ja nüüd siis loo tuuma seletuseni, aga sugupuu seletus. Nimelt oli minu vanaisa Arvi, Kristina Kasu vanaisa Aarne vend, may he rest in peace. Aku on minu vanaisa vennatütar, Agnes siis on vanaisa vennatütar. Võibolla tundub vähe lambine kiri, kuid minu jaoks oli see täielik avastus. Milline honor on olla kas või niimoodi kaudselt seotud nägeda naisega, nagu on Kristina. PS seal on alati mõelnud, kust Agnes, mina ja mu emps nii kuradi mägeda ja sarkastilise iseloomu oleme saanud. Nüüd siis on teada veel ühest naiskast, kes ka üks meist. Seega vastuseks ei, me pole küll veresugulased Kristinaga, kuid kuidagi oleme seotud siiski. Kui mitte verelusega, et sugulased, siis sisters by heart. Me kõik anyway, kes sest salajuttude kuuled, oleme kõik sisters by heart. Keep the podcast going ja näeme Alexelas. Te ustavad kuulad Isabel ja Kerli, loe tütar ema ja koos. No nii armas ikka. I love it.
No tore on ikka sugulased. Mul on hea meel, et sina leidsid sugulase, aga ma ei saa aru, miks siiani pole keegi kirjutanud, et on minu sugulane. Ja see on nagu, mulle üldse nagu väga meeldib, see on mõnest väga tore on lugeda, kui kirjutab mingi seost või mingi mälestust meiega või midagi sellist, et kas ma ei tea, vaata, et keegi kirjutas kunagi, et vaata sinu eks. See on nii huvitav lugeda, nii et kui teil on mingid lugusid meiega, pange teele, minust need on kõige paremad kirjad alati. Teate, ma mõtlesin niisugust naljakat asja üks päev, et kui väike tegelikult on Eesti, tegelikult arvata on, et siin kui paljud inimesed, kellega meie oleme kuidagi kokku puutunud rohkemal või vähemal määral. Näiteks ma käisin hiljaaegu vaata seal Burman hotellis on ju. Ja siis ma üks vana klassiõde kirjutas, et issa, miks sa ei öelnud, et sa lähed, et on nagu, see on mingi tema thing, mida ta, ma ei tea, kuidas ta täpselt sellega seotud on, aga ta oli mingi, see oli minu armas projektikene umbes, et ma arvasin, et sa tead. No ma ei teadnud, aga samal ajal, ta nimi on Maarja, kui me olime hästi head sõbrad põhikoolis ja reaalselt me hängisime Õismäel paneelmajade rõdude all, nagu nendest kusistes rõvedates nagu rõdude all ja siis meie hobiks oli see, et me koputasime võõrast inimest uste peale ja küsisime, kas me võime tassijahu laenata. Nagu, ja siis nüüd me oleme mingi, by the way, kuule seal Burman hotellis, vaata, saaks kokku umbes. Ei, no vaat see ongi, mis see, ma arvan, et nagu minul on ka väga haigeid nagu mingid asju, mida ei mäleta. Ja okei, ma ei räägi seda lugu täpselt, aga kunagi oli see, et Ormoja, ma olime samas seltskonnas ja siis ta on mingi, et kas sa tead tegelikult, et ma tean siin nagu ammu. Kunagi ammu. Ja siis ta rääkis mulle kõige haigema loo, mis on ever olnud. Me olime mingi 16, me olime väga-väga noored ja see oli nii freaking ja ma olin nagu mingi, et okei. Et nagu, ja ma isegi mäletanud seda olu, nagu seda, et me kunagi oleme varem kohtunud ja üldse nagu mingi inimestega, et nagu sa võib-olla olid ühe korra kas ühel peol või sa olid mingi, kunagi mingid asju ja siis sa ei mäleta. Ja ise ei mäleta ja teised mäletavad, nii et kui keegi on kuskil meiega kokku puutunud ja see oli positiivne kohtumine, siis palun kirjutage, kui see oli negatiivne, siis saa üle. Saa üle, everybody makes mistake, meil on kõigil halbu päevi. Me oleme kõik inimesed. Aga ei, no pange oma teed kirja. Pange oma lood kirja ja siis vaatab, kui on mingi, tuleb midagi normaalset, siis loeme podcastis ka. Okei, nii. Kas ma olen närvihaige? Jah, oled küll. Okei, järgmine kiri. Lapsest peale olen olnud megalühikese süütenööriga, absoluut kõik ajab närvi. Liiga aeglased kõndjad mu ees, kõvasti rääkivad inimesed, liigsed küsimused ja isegi õnnelikud inimesed. Nagu mida sa naerad nii palju? Ja oi, mu mees, kui fucking närvi ta mind ajab. Sõna otseses mõttes peksan näkku teda oma mõtetes vahel. Okei, ma olin mingi päriselt. Mind ajab... Mees tuleb. Mis õhtusöögiks on? Inimest ajab närvi, no. Mind ajab nii närvi see, kui kiiresti tõgib ja kui palju ta reaalselt sööb kõik ära ühe korraga, mis meil kodus on. Näiteks tulen töölt koju teadmisega, et mul on üks jäätis sügavas või šokolaadikooki eelmisest päevast, mis on suure vihaga valmis. Vana on kettas ja kiperdab. Aga ei, ta on kõik ära söönud täiesti perses. Siis jätab ta igale poole oma riided laiali. Lagastab köögi täis ja ära ei korista. No mine hulluks ausalt, kes sa oled, mingi elajas või? Mind vihastab, kui ta tuleb mind õpetama, kuidas süüa teha või pesu pesta. Ise teeb seda kord aastas ja siis suudab ka muna panni külge kõrvetada või musta ja valget pesu koos pesta. Ole vait ausalt. Siis jätab ta alati peale hambapesu oma hambaarja kraanikausi äärele. Nagu kui kuradi raske on sul see tagasi topsi panna, you nasty animal. Mees kestab voodis 2 minutit. Nagu mis kurat sul viga on? Ajad minu kiima ja siis ütled ups, I'm finished. No ma ei viitsi. Siis mind ajab närvi see, kui ma teen midagi tähtsat ja ta tuleb mind kõdistama ja ära ei lõpeta. Ükskord virutasin talle refleksist isegi jalaga näkku, ausalt kogemata. Muidugi kogemata. Ilmselt praegu loete ja mõtlete, et ma olen mingi saikar, aga ma ei ela seda viha kunagi kellegi peal välja. Vahel arva ainult kobisen midagi. Ja peale seda, kui oma mehele jalaga näkku lõin, siis ka naersime koos, et juhtus ups. Aga nüüd ma mõtlen, kas mul on abi vaja, peaksin arsti juurde minema või hullu kiirabi kutsuma. Nii enam ei saa austusega teie närvihaige. Tead, mul on tunne, et sa ütled vastuse siin oma kirjas tegelikult ära.
su mees kestab voodis 2 minutit, sa pole ilmselt aastaid korralikult nussi saanud. Mõni ime, et sind kõik närve ajab. Ei reaalselt Kalja, minu arust ma kohe näha, kui keegi pole, nagu mingi naine nagu no, jube vihaseks tõmbab. Nagu teda pole läbi kepitud, no sorry, see on nii, et mida öelda, aga no nii vihane ja kui suures, kõik on see, et kui me seda kirja alustasime, ma olin siuke paadis, ma olen mingi vihkan aeglaselt kõndijaid, ma vihkan keegi, ei no kõvasti rääkida ei saa, mis ma olen kõvasti rääkija. Aga mingid inimesed saavad närviga hakkas, sa ütlesid, et sa mõtetes peksad meest näkku, siis ma mõtlesin, et maybe it's too much. Aga vaata, mulle tundubki, et see viha ongi tegelikult rohkem mehele suunatud ja mehest tingitud, aga see lihtsalt, kuna seda on nii palju, siis see nüüd laieneb juba aeglastele kõndijatele ja kõigele muule, sest enamus asju ajab teda mehe juures närvi. Nii et ma arvan, et see täpselt lihtsalt närvi see, et su mees 2 minutit vastu peab. Ja ma ei tea, saadad arsti juurde või hakka rahusteid võtma, muud varianti ei ole. See oli heavy praegu. Ja ma kardan, aga tead, ma lugesin... see lõpuks ajab depressiooni, ma arvan, kui sa kogu aeg nii vihane oled. Aga mulle meeldib, et vaata, kuidas ta praegu kirjutas, ta oli nii kettas, aga siis tegelikult päris elust ta võib-olla nagu mingi nii ma olen kõik. Aga nagu ta nagu rahulik vaata, et ei ütleks, et ta mingi saikar on. No, aga hinges sees ennast ju ikka sööb, kui sa kogu aeg nii vihane oled. Nii et osta 2 varianti, kas osta endale rahustid või mehele väike karbike Viagrat ja vaata, mis siis saab. Ja. Väike soovitus. No nii. Hei, Malju ja Kristina. Minu piinlik lugu juhtus mõned aastad tagasi ühel külmal talvepäeval, kui töötasin ühes kenas Pärnu restoranis ettekandjana. Suurem asi teenindaja ma ei olnud ja ei tulnud siin kasuks ka minu kehvavõitu kõrvakuulmine. Isa olin seejuures 20. alguses. Teenindasin siis too päev ühte suuremat seltskonda ja olin just need tellimust võtmas, kui üks härra samas lauas küsis täpsustusi. Vabandage, kas teie vutil on kondid ka küljes? Sain selle küsimuse peale šoki, lisaks ka tuli punase näo ja vajasin vähemalt 5 sekundit enda kogumiseks. Mõttes käis ainult, kurat küll, mis imelik vana see veel on. Köösin siis lõpuks oma hääle puhtaks ja vaatasin silmad häbi täis härra ja kõiki teiste kaasviibijate poole. Nii laususin. Ei, vabandage. Ma ei tea. Ma ei tea küll, et meie vutil kotid küljes oleks. Kuradi pervert. Hetkeks võttis maad-haud vaikus. Seltskond vahetas kiirelt pilke ja nõrgemad juba purskasid naerma. Siis puhkes üle restorani kõrvu lukustav naer, mis ei tahtnud lõppeda ja mõne olid naermisest isegi pisarad silmis. Kui siis mulle lõpuks kohale jõudis, mida tegelikult küsiti. Pidin häbi kätte ära surema. Küll aga oli too seltskond minust äärmiselt võlutud. Nad isegi soovisid minuga koos gruppi pilti teha. Lover podcast ja olge ikka saledad ja ilusad. Riina Sepp. Nojah, aga tegelikult aus küsimus, et kas on vutil kotid küljes või ei ole? Vabandage väga, aga meie vutil ei. Appikene, see on liiga funny. Nojah, okei. Kui mees ei suuda otsustada, mis vale paremini kõlab. Hey girls, lähme kohe asja juurde, et teate isegi, et olete the best. Jah, teame küll. Mul on olnud juba üle aasta üks fuckbuddy. Ei mingit tundeid, puhas seks. Kokkuleppe oli lihtne. Kui tekib keegi teine, siis anname teada. Kuna minu jaoks on see kuidagi väga häiriv ja vastik, kui inimene, kellega mina magab ka kellegi teisega. Obviously. Viimasel ajal oli eriti vaikseks jäänud. Kirjutas paar korda, et saame kokku ja siis lasi mind lihtsalt üle. No, mind see tegelikult ei häirinud, sest tundeid ju ei ole. Siis ühel ilusal õhtul täiesti out of the blue kirjutab ta mulle. Kuule, ma helistan sulle kohe koos oma tšikiga. Tal on sinult vaja kinnitust, et me ei ole mitte mingil juhul viimati seksinud. Minu reaktsioon, mida? Millise tšikiga? Mis mõttes koos helistad? Me pole pikalt näinud ja nüüd mina olen äkki see, kelle kaudu testitakse sinu truudust. Ma ei vastanud ja ta hakkas mind pommitama kõnedega. Telefon helises, nagu ma oleks siin Interpolis taga otsitav. Lõpuks viskas üle ja kirjutasin talle fuck off. See on üks vastikumaid asju, mis mult kunagi küsitud on. Täiesti disrespectful minu vastu. Kui sul on keegi, oleks võinud seda ükskõik millal öelda. See oleks olnud täiesti fine, aga mitte nii. Edasi muutus asi väga imelikuks. Ta hakkab saatma mulle sõnumeid stiilis My parents will kill me. My priest found out.
ma olin juba nagu, kas me üldse räägime samast asjast? Lõpuks tuli välja, et mingi tšikki ei olegi, väidetavalt. Tegelik probleem pidi olema see, et tema perekond, ta pole eestlane, et tal on Süüria or something juured, on ultrausklik. Nende jaoks on seks enne abiellumist patt, häbi ja põhimõtteliselt perekonna au rüvetamine. Somehow oli tema tädi Eestisse külla tulnud, näinud arvutis mingi chatte ja sealt hakkas kogu asi veerema. Perekond sai teada, et ta pole süütu, preester olevat ka asjast teadlik ja nüüd oli tal vaja minu kinnitust, et ei, me pole seksinud, me oleme lihtsalt sõbrad. Ma olin nagu Neitsi Maaria mingis kohtusaalis tunnistusi andmas. Aga kui asi oli tegelikult perekonnas ja usus, siis miks alustada jutuga, et mu tüdruk tahab sinuga rääkida? See pani mind veel rohkem kahtlema, kas oligi tegelikult keegi teine ja see perekonna jutt oli lihtsalt backup story. Mõni päev hiljem saime kokku, et rääkida. Ja see vend oli täielik turn off, alandlik, vabandav, silmad maas, vinguv. Selline tunne oli, et tahaks talle teki peale panna ja kakao koos lutiga kätte anda. Ma tõesti ei tea, mida arvata, kas tal oligi päriselt usuline perepõrgu kaelas või oli tal lihtsalt keegi teine ja asjad läksid vett vedama. Mida teie sellest arvate? PS, kutt on 26 ja mina ise 20. alguses. No mina ei usu mingit perekonna juttu siin, sorry, aga... samas, nagu ta ongi mingi Süüria, siis nad ongi päris usklikud, aga nagu siis tema ei saa öelda, et on paduusklik, kui ta rikub nende reegleid. Siis kui sa nagu nussisid, siis ta on paduusklik. Aga ja miks siis hakata alguses mingi tüdruku juttu ajama? Sest mina arvan, et oligi äkki mingi tüdruk, siis ta kirjutas, siis ta nagu lootis, et kuna nad on ju kokku leppinud, et tundeid ei ole, ta lootis, et äkki ta vastab midagi, aga ta ei vastanud ja nüüd ta jättis selle tüdrukule veel kahtlesema mulje, kui teine on mingi, oh my god, how dare you. Yeah. Ja nüüd ta tahtis lihtsalt paremat vabandust saada. Väga kahtlane. No ma ei tea, ma ei usu midagi. Ma ei usu ühtegi sõna, mida mehed ütlevad üldse nii. Jah, fuck man. Anna neil ainult PIN 2. Ja muud mitte midagi. Ei annud PIN 2, nii et siis... PIN 1 ainult annan. Ainult PIN 1. Kõht lahti. Tere, mõtlesin, et kirjutan ka esimest korda teile midagi. Minu enda jaoks oli see meeletult jube. Istusin kunagi kogemata võõrasse autosse. Hüppasin sisse ja teadsin, et tavai kähku sõida, mul on kõht lahti. Ja kui auto liikuma hakanud, siis hakkasin veel sõima, et mis sa passid kiiresti või siit on sul auto täis. Alles siis, kui peale seda, kui auto liikuma hakanud, vaatasin autojuhile otsa ja sain aru, et olen vales autos. Hüppasin autost välja, isegi vabandada unustasin. Aga huvitav, et noormees, kes roolis oli öelnud mitte ühtegi sõna, vahtisest ainult oli näoga. No ma ka ei oskaks midagi öelda, kui mingi võõras inimene hüppab autosse. Sellist kirja logenud podcastis. Aga inimestel juhtub sükest asja. Ei, me oleme selle sama kirja mõnust ette. No see on 27. jaanuar saadetud. Ei, see on keegi, nagu see on uuesti saadetud. Ta on vist uuesti saadetud, me oleme täpselt sama. Aga... Et hüppis autosse ja see oli mingi, toi sõida. Ja siis ta vaatas, et vale inimene. Aga samas see tundub väga siuke asi, mida võib ka üldse juhtuda. Sest kui sul on kõht lahti, siis sa ütled sõida. Do it now. Nojah. No ma ei tea. Ma mõtlesin, et see on pigem selline unique experience, vaata, mitmel inimesel juhtu. Aga... Ma ei usu, et see nii unique experience on. Ma ei tea, peale seda, võib-olla ma kujutan ette. Peale seda, kui mina istusin võõra naise autos ja sõin seal saiakest ja närisin tema nätsu ja otsisin autovõtmeid taga, saades aru, et ma istun võõras autos, siis peale seda ei ole miski minu jaoks enam unique experience. Nagu reaalselt, kui sa oleksid selle naise nägu näinud, kui ta seisab seal auto ees ja vaatab, kuidas mina kuradi sai käes on ja mina vaatan talle veel siukse, mida sa vahid mind nagu, mida sa vahid? Aga kuna nagu see, vaata, et tal oli ka autouksed lahti nagu sul vaata. Jaa, aga ta võttis võtme kaasa vähemalt. Jah. Sellepärast, et minema ei saangi sõita. Muidu saaks ammu ära tõmma. Ja siis oleks Märten koju tulnud, et kelle auto maja ees. Nii et ma ütlen, autoga võib juhtuda igasugust asju, sa ei pruugi alati teada, mis auto on mis. Seda küll, aga see on päris funny küll, mul oleks nii Mark. Mul oli rohkem nagu väga naljakas, nagu reaalselt mul oli väga-väga naljakas. Ja selles suhtes, et oli ka Keet. Kas ta oli veel vist oma lapsega ka? Ei, ta oli üksi ja ta oli lihtsalt 2 suurt toidukotti. Aga siis ma võtsin ka, et ta ei olnud nagu mingi so funny, mina oleksin nagu, ma arvan, hüsteeriliselt naernud. Aga ta oli rohkem nagu confused ja mulle tundus, et ta natuke nagu arvas, et ma üritan ikkagi ta autot varastada. Siis ta oli nagu okei. Ja siis, kui ma tulin autost välja, siis ma olin ju toiduasjad pagassi panni ja ma läksin ja tegin pagassi lahti, siis ta tuli ruttu autost välja, et ma ei tea, kas ta arvas tõesti. Võtan ikkagi kaasa. See oli väga funny. Appi! Ei, see on nii komööda lihtsalt. Everybody makes mistakes. Eriti mina.
I am make mistake. You are the mistake. Okei. Valetaja. Hei, ma pikka juttu ei tee, aga räägin enda salajasest pahest, mida mitte keegi ei tea. Nimelt ma alati räägin mingisuguseid mõttetuid valesid. Ma isegi ei tea, miks. Ma teen seda niimoodi, et ma isegi aru ei saa. Näiteks pean arsti visiidi tühistama. Selle asemel, et lihtsalt visiit tühistada, mõtlen ma alati välja mingi lambivale, miks ma ei saa tulla. Olen haige, koeraga juhtus õnnetus, ma ei saa tulla, kodus pesumasin on katki ja pean töömeest ootama. On täiesti mõttetu ja ebavajalik. Samamoodi, kui keegi tahab kokku saada minuga, siis selle asemel, et öelda, et ma tahan pigem kodus olla omaette, mõtlen ikka mingi vale välja. Lisaks olen tähele pannud, et valetan asja hullemaks, kui ma näiteks haige olen ja keegi küsib, kuidas läheb. Kujuta ette, vennal on mingi 37 paeks ja mingi, ma siin mõtlen, kas kiirabi kutsuda, mul nii paha olla. See kõlab nagu mingi tähelepanu vajadusega lollakas, aga tegelikult mul ei ole tähelepanust puudus, nii et ma ei tea, miks ma seda teen, aga I cannot stop. Ma ei tea, äkki peaks otse Seevaldisse minema, mul on nii piinlik selle üle tegelikult. No, ma ei tea, selles suhtes, et need on nagu niisugused väiksed valed, aga nagu need on nagu sellised, et mõni on patoloogiline valetaja, nagu lihtsalt nagu... Jah, ei, mõni on kindlasti see, kes valetab nagu hommikust õhtuni iga asja peale, aga mulle praegu tundub näiteks siin see, et on ala, et kui ta ei viitsi näiteks kuskile minna, siis ta mõtleb mingi asja välja. Okei, mina teen seda ka. Aga tead, mul on siuke tunne, et seda loetakse tänapäeval nagu elementaarseks viisakuseks, sest et kui mina ütlen päriselt ausalt, ma ei viitsi, siis kõik on mingi, oh my god, nii haige, vaata, aga kui ma mõtleksin, et mul on raging diarrhea, siis on nagu okei. Aga minu meelest võiks rohkem nagu... Et oleme ausad. Et nagu oleme ausad selles suhtes, et kui näiteks ma ütleksin sulle, kuule, ma ei viitsi tulla, siis see ju ei tähenda, et I fucking hate you, vaid ma lihtsalt ei viitsi tulla. Nagu, et lihtsalt ei viitsi, no mina ei viitsi väga tihti midagi teha. Aga siis mina ütlengi, et mind ei kotti, et sa ei viitsi. Get your ass over here. Aga siis ma ütlen, aga nüüd mul on ka diarrhea. Võtte, siis ikkagi lähme sinna vala juurde tagasi. Ei, aga mul on alati diarrhea. Seda küll jah, nii et selles mõttes ma isegi valetan, et iga kord, kui ma olen kellegi öelnud, et I have a diarrhea. Siis sul on. Aga ei, selles suhtes jah, et võib-olla tõesti, et see nii-öelda peatakse viisakusele, et sa nagu ei ütle, et ma ei viitsi midagi teha, vaid ma ei soovi täna kodust lahkuda. Okei, aga meil oli plaanid, aga ei... Lihtsam on öelda, et kuuled, et ma olen haige või et ma ei tea, ma murdsin oma jalaluu. Kuigi ma just ükskord Märten naeris muuseas mulle ka, kui ma tegin nagu siukse asja, ma valetasin for no reason. See oli niimoodi, et me olime kuskilt nagu tulemas linnast, nagu hakkasime kodu poole sõitma. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan nagu Marta peale, et muidu siis ei pea edasi tagasi sõitma. Ja siis ma nagu helistasin, et öelda, et pange palun Marta valmis, et me umbes kohe jõuame. Aga ma ei tea, miks ma lihtsalt ei öelnud, et me tuleme, vaid ma automaatselt olin, me peame taga silmaarsti juurde minema. Ja siis Märt oli, mis silmaarsti juurde? Ma ei tea, I panicked. Siis ta oli mingi, sa ikka tead, et sa võid oma last võtta ja sa ei pea ütlema neile, miks sa võtad. Aga ma ei tea, ma ka esimese asjal valetasin nagu ma ei tohiks teda võtta sealt ära. Ja enda lasta. Jah. Ja siis pärast veel Marta tuleb autos, miks me silmaarsti juurde tuleme, sest õpet oli talle öelnud. Siis ma mingi, nali. Marta nüüd teab, et ma olen liar. Mis ta läks lasteaeda mingi, ma ei tea, mu eps saab nagu villas, me ei läinud kuskile silmaarsti juurde. Ja siis see ongi mingi nii random. Ja nüüd on veel eriti äige, nüüd ma olen siis mõtetu mingi tšort. Ei, no nii hullust ei ütleks kohe. Valetajast tšort. No ma ei tea, aga selle kirjale ütleks ka, et ma ei tea, valeta edasi, ole viisakas. Näh, kui see midagi ei muuda või nagu selles suhtes. Aga ma ütlen alati, et valetamisega on see, et ära valeta kedagi teist haigeks, see on halb õnn. Ja, ise ennast võid, kui tahad. Aga teisi, jah. Ja kui sa ütled, et koer on haige, pärast koer sureb ära, siis sa oled süüdi. Seepärast ma näiteks seda ei ole kasutanud, et kui Kelani on haige. Ta taast päriselt ongi haige olnud siis, kui on midagi, aga tavaliselt. Aga kui ta ei oleks haige ja siis ma ei viitsi kuskile minna, et mingi aja laps on haige, et see on nagu vale. Ja, tuleb öelda, et sa oled ise haige, siis on viisakas. Ise vastutad oma valede eest siis. Täpselt. Nii, sinu kord. Nii, jah, minu kord. Nii, Lõuna-Eesti pornstar. Hey girls,
Mõtlesin, et jagan teiega enda kohutavat lugu. Olen julgust kogunud pool aastat. Hakkasin möödunud kevadel sebima ühe kutiga, nimetame teda Mikuks. Meil ei olnud ühiseid tuttavaid, vähemalt nii arvasin mina. Kui äkki sain teada, et üks ühine tuttav siiski oli ja see sai saatuslikuks. Kunagi, kui olin 13, käisin väljas ühe kutiga, oli minust paar aastat vanem ja nimetan teda Karliks. Väga kaua see kestnud, kuni sain teada, et tegeleb ebaseaduslikude mõnuainetega. Ma ei suhtleks kunagi sellistega. Mina ka suhtleks nalja teda. Olin kunagi talle saatnud endast alasti pilte ja videosi. Olin sel hetkel 13, väga lihtsasti mõjutatav, mis ei ole mitte mingi vabandus. Olin Mikuga mõned kuud käinud, sellest sai teada ka Karl. Tuli välja, et nad olid samast sõprusgrupist. Üks hetk hakkasid minust levima alasti pildid ja oi kui häbi mul oli. Ei julgenud kodust väljagi minna. Pöördusin politseisse, sealt abi ei saanud. Kui Karl oli kuulnud, et pöördusin politseisse, olid pildid kadunud. Minu imeliste piltide levik toimus Discordis. Selleks ajaks olid paljud talupojad neid juba seivinud. Kõige hullem oli, kui sugulased hakkasid helistama ja seda mainima. Kas sa oled ikka teadlik ja kas kõik on korras? Oleks see siis vaid nii olnud, et pildid oleks levinud oma sõprusgrupis, aga ei, need pildid olid viraalsed üle Eesti. Kahju on mõelda, kui labased matsid võivad olla mehed. Vahivad 6 aastat vanu pilte ja mõtlevad, et need on nüüd tehtud. Mul on tuldud näkku ütlema, et sa oled ju see. Mis ma ikka oskan öelda? Palju õnne, vaatasid lapspornograafiat ja peksab pihku. Tõesti, kui keegi tuleks ütlema, kuule, sa oled ju see literaali 13-aastane, ma saaks aru, et okei, et inimene on veel 17, et sa ei saa täpselt aru, et kas ta nüüd võib olla täis. 13-aastane, see on laps, kui keegi tahab vaadata lapse ja minust just peaks politseil olema see, et kui see on alaealine laps 13 veel, siis oleks pidanud kohe, see on lapspornograafia, selle eest saab kõige kuradi hullemat ikkagi asjad paks. Muidugi, what the fuck. Ja politsei, mida siin on? Politsei leiutab käsi ja taami ei aita või? Yeah. No ma ei tea. Vähemalt olid ilusad pildid ja videod. Okei, keep the good vibes going. Kirsti Ordil Karl elab minust paar maja edasi. Olen teda paar korda näinud ja iga kord on surmahirm. Ükskord lihtsalt naeris näkku ja ma lihtsalt tardusin. See hirm, mida ma tunnen selle inimese ees, on kirjeldamatu. Vahepeal mõtlen, et kui ta peaks vastu tulema, ta lihtsalt teeb mulle otsa peale. See kartus, et ta jälgib mind läbi telefoni, arvutikaamera on massiivne. Loodan, et noored prillid võtavad siit õpetust ja siiralt loodan, et kellelegi ei juhtu midagi sellist. Karl suutis mul tekitada eluaegse hirmu. Laavin teid 100-ga. Saada meile see Karli nimi. Võid meile saata selle Karli nime, aga mul on see küsimus, et miks sa teda nagu kardad? Et kas sa kardad sellepärast, et sa pöördusid politseisse? Sest et nagu sa ütled, kui politsei talle midagi teeb, mida sa kardad tast? Vend on lihtsalt jagab laste pornot. Saada meile parem ta nimi. Me tegeleme ise edasi pärast vaatama. Sina ära muretse üldse üks asja pärast. Maffiaga. Meil on väike maffia ja ma elan endiselt vangiga koos. Meil on siuksed kontaktid. Aga ei selles suhtes, et võib-olla vaata ikkagi nagu, kui su palasti pildid ja videod lekivad, siis sa oled väga haavatav ja temal oli see võim ja siis ta, vaata, kui ta nägi selle asemel, et olla mingi sorry, siis ta irvitas näkku, vaata. Ei, muidugi ma saan aru, see on nagu vastik tunne ja ma saan aru, et see oli 6 aastat tagasi tehtud, et siinkohal jällegist paneme kõigile südamele, kui ma ei tea, kas meil on nii noori. Kindlasti meil on noori. Ei, meil on noori ka. Kellelegi ei saada endast alasti pilti, nagu reaalselt mitte kellelegi. Never. Nagu okei, kui sa oled kellegiga 10 aastat abielus olnud, või siis kütke. Ma ei tea, kas isegi siis vaja. Ei, ausalt, never trusted. Sest et, ja ma tean, et ikka vaata küsib, et saada on ja nagu ikka keegi küsib. Mul ei ole keegi küsib. Ei ole või? Ei, keegi ei taha minna. Kahju. Siis alati oled mingi, ütled, päris elus on palju lõbusam. Just say no. Aga jah, sest et vaata, ei tasu usaldada mitte kedagi. Sa võid küll arvata, et ta ei saadaks kunagi, aga näed, see on ehe näide ja kui see selles suhtes, et kui sa kellelgi oled valmis oma paljast keha näitama ka päriselus, siis näitadki päriselus. Ja üldse vabandust, kui ma kellegile kannale astun, aga mina arvan, et 13-aastane võiks oma ihu ikkagi endal hoida nii internetis kui ka päriselus. See on ikkagi väike laps. Sa oled noor ja vaata, isegi kui sa oma peas mõtled, et ma mäletan, ma arvasin ka, ma olen 13-14, ma olen nii grown up ja nii tead ja värki ja siis praegu vaatan tagasi, on debiilik. Et jah, okei, kui sul on peika või midagi, okei, hoidke käest kinni ja tehke musu, ma ei tea, pange tatti, aga
ülejäänud asjadega natuke no te võiks võite ju oodata. veits nagu action, no väike tissi katsumine, okei, chill on, natuke. Aga hästi vähe. Nagu second base, väike kapp. Okay, second base, okei. Second base. Aga jäägem sinna nagu selles Jaa. suhtes, et ma mõtlen õudusega, mul kodus elab 13-aastane. Ei, nüüd ta on juba 14 ju. Juba on 14. Pellu on 14, jah. Pellu, ma mõtlesin Maris. Ei, ja Mari saab 13 see aasta. Juba. Jaa, nii et, aga no Mari õnneks ütleb, et teda poisid ei huvita nii et ta on rohkem seal teises paadis. Nii et tema võib teha, mis tahab. Nagu, ta võib isegi third base minna. Aga ma ei tea, kas käsi summutis see third base või? Ei ole. No mis see third base on siis, kui second on kuradi cup of feel ja third on siis juba summutis? Ei, second on nagu riide pealt katsud tissi. Aga kolmas on third riide on alt. minu meelest riide alt. Okei, tegelikult seda ma ka ei taha, et keegi teeks kellelegi. Peaks üldse mõtlema, millega me lapsed nagu seksuaalselt tegelevad, see on hästi. Üldse vanemad või üldse teised inimesed. See on hästi mõelda. Ärme mõtle mitte kellegi teise seksuaalelust. Aga mul endal ei ole seksuaalelu, mille peale mõelda. Mul ei ole midagi muud üle. Sa vaatad ju passionate pornot. Ma vaatan passionate pornot. Ja mõtled nende seksuaalelu peale. Ühesõnaga, keegi ei saada kellegile mingisuguseid pilte ja videosid. See on väga-väga halb mõte. Ja eriti, kui sa oled 13, nagu ole nii normaalne, sorry, aga nagu... See ei ole see, millega me peaks... Aga kui sa oled seda teinud ja keegi on seda kuskil jaganud, ma saan aru, et see on kindlasti väga paha tunne. Aga see ütleb nende inimeste kohta nagu tunduvalt palju rohkem kui sinu kohta. Sa oled lihtsalt, nagu ta ise ütleb, ma olin loll ja mõjutatav. Everybody makes mistakes. Everybody makes mistakes. Maaväe. Jah. Nii. Hei, olen teid juba üle aasta kuulanud ja kevadel näeme juba 3. korda vestlusõhtul. Teist ei väsi lihtsalt mitte kunagi. Väga tore. Nii äge. Panen enda naljaka lapsepõlve looga siia. Mina ja mu sõbranna suurim soov oli saada merineitsideks, nagu paljudel tüdrukutel. Nii siis hakkasime uurima, kas ja kuidas see võimalik oleks. YouTube'is oli selleks isegi üleval üks video, mis oli eestlaste poolt tehtud. Näitas lõpus isegi, et töötab, suplasid seal sabadega vannis. Õpetuse järgi valmistasime joogi, kuhu sisse oli vaja panna apelsinikoored, kivid õuest, soola, midagi oli ehk veel, aga ei mäleta täpselt. Nii me siis asusime sõbranna bioprügikastist koori otsima, õuest võtsime kivid. Vist isegi puhtaks ei pesnud. Segasime selle veega ära ja jõime ära. Safe to say, et merineitsit minust ei saanud. Videot ma kahjuks enam YouTube'ist ei leidnud, aga õppetund terveks eluks, et mitte uskuda kõike, mida netis näen. Päikest teile. Ma mäletan, et ma olen ise ka mingid selliseid deviisi, mitte päris mingid sama asja teinud, et ikka mingi... Ma olin nagu selline laps, kes vaatas mingi filmi, ma tahtsin kohe, mis seal filmis oli, näiteks vaatasin kunagi see Billy Elliot, sest poksipoisist see baleriina, vaata. Tahtsin ka kohe baleriiniks hakata. Vaatasin mingi uisutamisfilmi, mina tahtsin kohe uisuta olla. Merineitsi film, oli mingi Merineitsi see seriaal oli, seal ma mõtlesin ka, et nii lahe oleks Merineitsi olla. No vaata, aga lapsed üldse usuvad kõik asju, mida nad näevad, sest et nagu ma alles hiljaaegu näitasin, et Marta nägi, et saab need kalahuuled endale, kui ta nagu pudelit imeb, no ja aga lollakas unustas ära ja jättis selle vaata vaakumisse siia, vaatas multikaid, no nägid ju, milline ta välja nägi, see oli funny. Ma panen selle meie siia podcasti chati, siis saab selle ilmarahvale ka näidata. Tegi ja siis Marta nuttis ju helistas, ta karts, et ta jääbki selliseks ja paistetus läks alla, aga siit ümbert oli sinine, ikka see sinikad jäävad. Verevalumist. Kids are stupid ja mul ei ole midagi muud öelda. Pigem on stupid. Ma võtan siis järgmise kirja. Nii. Pohhoist. Kirjutan teile ühe loo, mis minuga hiljuti toimus. Nimelt peale paari ebaõnnestunud suhet tekkis mul suhete eest suur ärevus ja isegi mõte kellega koos olemisest tekitas mulle paanikahoogusi. Olin otsustanud, et ma ei soovi enda kõrvale kedagi leida. Ühel päeval kutsus mind enda sünnipäeval üks kutt, kes oli reaalselt 2-3 aastat taga ajanud, proovinud mind pidevalt välja kutsuda ja nii edasi. Ma ise olen 23 ja tema 27. Kui pidu hakkas lõppema, ütles ta mulle, et saadab mu autoni. Auto juures haaras mind kaisu ja pisaraid silmis rääkis, et tal on mu vastu suured tunded ja ta on nii õnnetu, et ma teda ei taha. Mõtlesin siis, et hea küll, ma annan talle võimaluse. No siis küll.
alguses läks kõik hästi, ta tutvustas mind enda vanematele ja viis mind endaga igale poole kaasa. See kestis väga lühikest aega. Peale paari nädalat ei öelnud ta mulle enam ühtegi komplimenti, ei viinud mind enam kuhugile. Ütleme nii, et minust oli tal täiesti pohhui. Ma rääkisin talle seda mitmeid kordi, pisaraid silmis. Endiselt mitte midagi muutunud. Peale seda otsustasin selle asja ära lõpetada ja ma siiani ei saa aru, mis toimus ja miks ta minuga nii käitus. Men. Ei nagu reaalselt. Aga kui palju me oleme kuulnud neid lugusid, kus mees ajab täiega ise naist taga ja siis ta saab selle naise lõpuks kätte ja siis naised ongi veel, et andsin koledale mehele võimaluse. Ja ikka nad ja need tavaliselt ongi need, kelle seal võimaluse annad, need teevad sul alati kõige törtimalt. Ise näevad välja nagu kuradi nirgid, aga niimoodi suslikult mängima. Õudne. Ei, kas saad aru, et kõige rohkem haiget ma olen alati saanud nendelt vendadelt, keda ma pean nagu alguses konvintsin ennast. Tegelikult ta on nagu okei välimusega, tegelikult ta on okei ja ok, ta nagu veits konvintsid. Ta on hea inimene, tegelikult välimus on ka, tead, on okei. Ja need alati taavad kõige törtimalt. On sindrinahad. On tõesti sindrinahad. Nii et nagu, ma ei tahaks öelda, et ära nüüd alla anna, sellepärast, et jälle mingi halb kogemus oli, aga noh, tead. Minu arust ongi, kõik on see millenniali punt, vaata, need on kõik lappes. Need on kõik nii lappes ja ei oska ja see suhted tunduvad nagu liiga crazy ja. Aga me peame ära mainima, muidu meil hakatakse ette heitma, et mitte ainult mehed ei ole sellised, kindlasti osad naised on. Ei, naised on ka ju kõik saikarid ja nagu sa mõtlesid nagu, hallo, ei, see on ainult mehed. Ja siis ongi nagu ma ei lihtsalt vaata, kui me loeme neid kirju ka, ma räägingi, et kas te siis olete näiteks suhtes ja siis sa tegelikult tahad oma meeskonna näkku peksta täiega, või siis sa ei ole suhtes ja mõtled, et kas ma leian üldse kedagi, aga samas nagu ma ei tea. Kas tasub leida üldse? Jah. Mina arvan, et ikkagi tasub. Aga tead, mis ma hakkasin eile mõtlema, mis on nagu väga kurb asi, sest jälle ma lugesin, eile jagasin, sorteerisin neid kirju. 2 kirjas oli välja toodud, kus naised olid mingi, mina loodan ka ikka leida oma Märtenit, on ju. Siis ma mõtlesin, et saad sa aru, et tegelikult nagu ühest küljest on hästi tore, et vaata, Märten teeb minu jaoks jube palju asju. Ma päriselt nagu ütlen, et no see mingi kohvi ja võileib voodis, see on nagu kõige väiksem osa sellest, mida ta tegelikult ju teeb. Mõtle, ta viib hommikuti lapsi lasteaeda, kooli. Ma ei tea, millal ma viimati ise sükest asja, ma ei pea hommikul ärkama, ta toob need, ma ei tea, paneb ma auto sooja. See on kõige parem asi, mis ma tahaks, et nagu viitsi kelanit hommikuti lasta. Issand, ma ütlen ausalt, see on nagu jumala õnnistus, ta teeb auto puhtaks, ta peseb nõusid ja endiselt see on veel ikka väike osa sellest, mida ta teeb, sest et kui ma mõtlen nagu ärilise poole pealt ka, ta teeb kõik mu videod, ta suhtleb ise kõikide inimestega, kogu see riide business. Minu panus oli siin see, et ma tahan seda asja ja siis ma tulen sinna kohale ja ma ütlen, see kangas see asi, aga kõik muud asjad seal taga on nagu mingi ulme asi. Ma ei ole see Serkan, kes meil seal Türgis on, ma ei ole tema ise poolt sõna vahetanud nagu. Märten teeb kõik need asjad, nagu kõik kanga mingi koodid, ma ei tea, mida kõike ta veel teeb, siis mu raamatut, ta on kõik kaanet teinud, ta on need kõik kaane küljendused teinud, ta teeb seda nüüd ka kindlasti mu järgmisele raamatule. Et ma tunnen, et Märteni terve elu on minu jaoks midagi tegemine ja mul eile tõesti tekkis natuke siuke tunne, et ma kardan, et ma olen ta ära ruunanud. Ma mõtlen, ruunad inimesi ära. Ja ma ütlesin talle ka seda, et nagu ma ei soovi sind ju ära ruunata ja ta oli mingi et noh, et ma ju ise teen neid asju ja vaata see projekt ka, mille jaoks meie sinuga peame salvestama see nädal on ju. Seda ta teeb ju ka kõike nullist, noh, see ei ole nüüd otseselt minu jaoks, see on tema oma. Aga noh, et nagu. Aga see on jällegist ka kinda meie jaoks on ja ehk siis mulle tundub, et ta muudkui teeb ja ta just üks päev ütles mulle, et sul ei ole nagu niimoodi, et eriti ei tunne millestki rõõmu või? Ma mingi ei ole. Okei, sa olete vist tõesti maad. Ma olin mingi, kas saad aru, et see kõlab nagu sa oleksid depressed, ta oli mingi ei, ma ei ole depressed, siis kui sina olid depressed, ma tegin ju netis seda testi. Ma olin mingi aga ma ei tea, kas see on mingi neti testi põhjal, mida sa tegid pool aastat tagasi, kas see nagu pädeb. Sest et ma mõistan, et ühest küljest ta tahta teha kõiki neid asju,
aga tegelikult ma arvan, et see on sitaks väsitav. Yeah. Ja siis nüüd pane veel juurde see, et vahepeal on nagu meie mõlema lapsed seal nüüd täna jälle. Minul on auto, nii et ta läks bussiga Pärnusse Hugole järgi ja tuleb tagasi, kui Hugo on meie juures. Märten ei maga üldse. Hugo ärkab öö jooksul 3 korda. Ma arvan, et te teete katkida varsti. Ma kardan, et ta läheb varsti katki, nii et ma ei teagi, mida täpselt teha. Positiivse külje pealt. Mina võin oma antidepressandi kogust vähendada päriselt. Just rääkisin psühholoogiga üks päev, et ütles, et ma pean nüüd hakkama seda lahjemat võtma. Siis mõtlesin, mul need kangemad jäävad alles, et peaks hakkama Märtenil ükski kohvi sisse segama. Vaatame, et äkki läheb paremaks. Äkki ta hakkab rõõmu tunne. Ei, selles suhtes, et ma ei ütleks, et ta ei tunne nagu rõõmu, et ta nagu istuks kurva näoga kodus. Ja, aga vaata, et muidu taasi, kui sa teed nagu, ma võibolla saan aru, mis ta mõtleb, on ka see, et näiteks mingid asjad saavutad ära vaata, siis tavaliselt inimestel, tehtud. Vot, seda ta eile just ütleski, et ta nagu teeb ära ja ta ainuke mõte on, okei, aga nüüd ma pean seda tegema, nüüd ma pean seda tegema, nüüd ma pean nagu seda tegema. Et see töö osa, et tegelikult ongi, praegu on nagu väga lahedad ajad ja kõik asjad on nagu, projektid, asjad on suured, aga see ongi see töö seal taga iga kord on nagu mingi, et tegelikult on keegi väsitab, ma usun. Ja ma ütlen niimoodi, et... Nii, et mida lihtsam mul on, seda raskem tal on. Ja, sinul on mingi laadida. Ma mingi, I'm cured, mul ei ole vaja, antidepressant. Aga ma ütlen nüüd teile, kes te nagu vaatate ka ja te mõtlete, te kuulasite, et te olete mingi, oh my god, minu mees ei tee seda, vaata. Siis on, või nagu, et need näiteks kõik need asjad, mis on, siis teil on natuke ka teine, et vaata, kui sul on mees, kes käib tööl ja täiskohaga muidugi. Täiskohaga tööl, siis ei saa eeldada, et ta teeks sama asju. No mitte, et nagu ta oleks nagu samasugune nagu Märten, vaata. Ei no muidugi, kui ta läheb hommikul et kui Märten läheks hommikul kell 8 ja ta tuleks õhtul kell 5-6, siis ta ei saaks neid asju teha niimoodi, vaata. Et nagu, et ära nüüd keera oma mehe poole, mingi vitu pea. Ei aru saada, või tegelikult see kehtib ju kõige puhul. Minu meelest see Kaisa Kuusnõmm ütles ükskord Instas väga hästi, et ärge vaadake nagu influkaid, kes on mingi käisin hommikul trennis, õhtul trennis ja teen 3 korda päevas ainult väga tervislikku, ma ei tea, mikrotoite, et meil on kõigil päevas sama 24 tundi, aga tegelikult ei ole. Kui sa käid täiskohaga tööl ja sul on lapsed, Kaisa ütles ka, see ongi minu töö. See, mida sina näed, ongi minu töö. Kui minu töö oleks veel kuskil käia hommikust õhtuni tööl, pluss kasvatada lapsi, siis uskuge mind, see ei ole... Et iga ühel meil on oma nii-öelda nagu perspektiiv, kus me peame vaatama. Mulle see Kaisa nii meeldib. Ja pidin taga alguses CNV välja minema, aga ma olin ju pudelis. Ja ma pidin alguses reedel minema, aga siis ma ei saanud reedel minna, sest et tal tuli endal üks asi vahele. Siis pidime laupäeval minema, aga selleks ajaks, kui me laupäeval minema pidime, oli see täitsa tahmas. Nii et lihtsalt tahtsin öelda avalikult Kaisa Kuusnõmmele. Ta oli nii chill about it, sest mina olin täiesti, ma olin teises dimensioonis ja ma olin mingi, kuna ma ei jõua kuskile. Ja ta oli mingi, davai, teeme järga kord, et ta oli nagu nii chill about it. Aga et ma lihtsalt tahan sulle informatsiooniks öelda, et kui me teeme selle nüüd Skinny Legendi esimese launchi on ju, siis keda ma tahan sinna promovideosse, ma tahan sind, ma tahan Kaisat, ma tahan ennast ja siis ma tahan Liisu Millerit. Aga Liisu Millerit ma tahan rohkem sinna kontori selle osa peale, vaata. Täiega lahe, Nii et Kaisaga, ma arvan, saame väga ägeda video teha. Vaata see lugu, mis ma sulle eile saatsin ka. Ja siis sealt saame veel pärast edasi minna. Pildistamist tähistama. Ma tahan tähistada kõik alati. Ma saan aru. Elu on tähistamist väärt. Mulle meeldib see, et me nüüd käisime siin väga seinast seina, sain kõik Märteni korda ja Deepest Secretid välja räägida. Ei no ühesõnaga Märten on hästi ja ma loodan, me kõik oma elus leiame mingi, et kui ma mõtlen enda poole pealt, et kui ma leian kellegi, siis see võiks ka olla selles mõttes selline nagu Märten, et okei, ta ei pea nii palju tegema minu jaoks, vaata, sest et ma olen ise ka asjataja, vaata. Aga et nagu hästi lahe oleks, kui mul oleks ka keegi, kes nagu mõtleks mulle kaasa, nagu Märten teeb ja nagu et ikkagi edendab sind ja nagu arendab sinu kõike on ju ikkagi... No ei saa salata, on ju, teebki. Ja vaata, nii naljakas ongi see, et ma võib-olla isegi nii palju ei mõtle nende asjade peale, mida ta teeb. Näiteks eile ta hakkas mingi, kui me rääkisime järgmisest launchist, ta oli mingi, kuule, vaata, siit Euroopas saab tellida need, vaata, tead need kuldsed asjad, mis riiete peale pannakse nagu metallist, vaata, et sa ei pane nagu embroidi näiteks, vaid paned need, ta mingi, näed, siit saab umbes siukse hinnaga, siis ma otsisin selle tehase, kus saab teise hinnaga, ma mingi, muidu see tuleb juulis, miks sa praegu vaatad neid, aga no näed. See on olemas. Jah, nii et loodame, et ta venitab välja nii kaua. Loodame tõesti, sest et muidu on natuke kehvake küll. Aga
Jagame auhinnad. Jagame auhinnad. Alustame siis, mis see ühika pasa lebra saab Candy Popi või? Jah, ühika pasa lebra saab Candy Popi. Candy sugulane, mis anname? Oota, tead, ma tahaks sellele, kas ma olen närvihaige, ma tahaksin talle ulaka anda. Tavai. Sest mulle tundub, et ta on ühel põhjusel närvihaige ja nii ta on. Nii, kas Kristjan on sugulane, äkki anname talle selle Temuuri, siis ta saab sinu riideid ostma minna. Jah, siis Sugulase riideid. Jah, nii Temur. Miledi. Oota, mõtle. Anname Miledi sellele Kurdile ettekandjale, see oli väga naljakas. Nii, Miledi. Ja minu juuste saladus. Oli see. Lõuna-Eesti pornstar. Toi. Kasvata pikad juuksed. Ja varja nägu ära nendega. Tee endale see teine soeng ja siis keegi tunneras. Jah, New Year, New You. Ja mina soovin kõigile omalt poolt head uut aastat loomulikult. Head uut aastat. Head uut aastat. Ja ma ei hakanud kaasa olema, mul on praegu pea pulki täis. Pea on pulki täis. Aga head uut aastat ja näeme juba järgmisel nädalal, ikka neljapäeval, saatke meile naljakaid kirju või kurbi kirju või lihtsalt kirju. Üks asi, millest me tahtsimegi, üks teema, millest me mõtlesime, et võiksime kirju koguda, see ei ole küll väga naljakas teema, aga me teeme väikse eriepisoodi siin at one point. Ja see eriepisood räägib lähisuhte vägivallast, koduvägivallast. Nii et kui te olete olnud sellises suhtes või te olete sellises suhtes või teil on selle teema kohta küsimusi, arvamusi, ideid, siis jagage meid nendega, neid meiega tähendab. Ja kindlasti me seda vastutust ainult Kristjanaga seekord enda peale võtab. Me võtame stuudiosse kaasa ka ühe eksperdi, kes on targem selle teema koha pealt, nii et kui on mured, rõõmud, mõtted sellel teemal, ja mul saatke kindlasti teeme selle ära. Ja lisaks nüüd siis Vaagenkülli üritus läks just praegu üles ka. Läks või? Jah. Nii et Vaagenküllis tuleb siis väike vestlusõhtu. Naistepäev, ei, on naistepäev. Jah, naistepäev. Naistepäev eri ja nii et siis 6. Tulge naistepäevale. Jah, tulge meiega naistepäevale. Kiiremad saavad endale toa ka bronnida. Kas on, mis päev seal oli see reedene päev, et seal ei ole väga palju tube, nii et on palju tube, aga seal pidi juba veits rahvas sees olema ka, nii et kes sees see mees siis, jah. Kuule, aga näeme järgmine nädal. Tšauka! Tšau!